Ja nii, Viljandi järve äärest Kunstmuru staadionilt oleme jälle eetris. Esimene Lõuna-Eesti derbi sellel hooajal on peetud. Derbidega kipub olema täpselt samamoodi nagu jalgpallimängudega üleüldiselt. Reeglina on seal üks võitja. Derbisid tahavad alati mõlemad osapooled võita ja täna läks see võit ja need 3 punkti siit sinise bussiga Tartu poole teele. Täna on mul külas fännistuudios väga erilised külalised. Mõlema linnapead said siia stuudiosse palutud rõhutamaks seda Lõuna-Eesti kahe, mis seal salata, parima linna omavahelist võitlust ja selle tähtsust ja väga hea meel on, et kumbagi linnapead, kumbagi meeri ei tulnud veenda esimese kõne peale, olid mehed valmis tulema. Urmas Klaas, Tartu linnapea ja Madis Timpson, Viljandi meer, tere tulemast! Üsna sellises naljakas situatsioonis toon teid kokku, suhtlete igapäevaselt tööalaselt, aga jalgpalliplatsil ja jalgpallimängu järgselt kaamera ees olete vist küll esimest korda. Esimest korda ja mul on hea meel, et see kutse tuli ning tõepoolest, nii kui ettepanek välja käidi, nii ma olin kohe nõus sellepärast, et Viljandi on ikka niisugune tore lahke linn, kuhu on hea tulla ja kaasa elama jalgpallikool Tammeka mängijatele ja oli äge mäng. Viljandi mõnikord lahke linn ka sellega, et laseb külalised siit kingitustega minema. Jah, ma tahtsin ka öelda, et tegelikult täna võitis sport, et Tammeka küll 2 väravat, aga sport võitis, et ma enne ütlesin Urmasele ka, et midagi teha pole, et sellised me siin Viljandis oleme lahked ja sõbralikud, jah, aga veel kord, et me Urmasega tõesti suhtleme ka niimoodi igapäevaselt tööalaselt, aga me oleme ka muidu väga head sõbrad juba päris pikka aega, et kui ma seal kutse Urmasele saatsin, siis mul oli väga hea meel, läks umbes 3 minutit ja oli vastus juba olemas. Urmas, Madis käib, ma tean, sellepärast, et ma näen teda igal kodumängul, kui tihti sina Tartus Tammeka. Ma nii hoolas käia ei ole, meil on muidugi klubisid ka kõvasti rohkem, aga Tammeka mänge käin ikka vaatamas ja olen tegemistega hästi kursis. Tammeka tegevjuht on meil ka volikogu liige, nii et ma jalgpallijuttu ajan temaga ka staadioni väliselt päris palju. Aga Tammeka on väga aktiivne ja kõige suurem jalgpallikool Tartus. Nad on algatanud Sepa staadioni ümberehitamise jalgpallikeskuseks. Korraldasid väga ägeda ühisrahastuskampaania sinna peale. Linn on aidanud ka tribüünihoone ehitada nüüd sinna juurde ja üheskoos seal toimetame. Tammeka on väga ägedalt eest võtnud, nii et väga populaarne ja jalgpall on Tartus ka väga populaarne ja üha populaarsem. Jalgpall liidab inimesi, samamoodi liidab inimesi kultuur. Alles mõned nädalad tagasi Viljandi linnavalitsus ühehäälselt avaldas toetust Tartu püüdlustele saamaks 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks. Sealgi on oma touch olemas. Seda projekti veab endine Tammeka kommertsjuht. No just, Kalle Paas on seal üks kultuuripealinna projektijuht, mis näitab, et tõepoolest, et selliseid tublid spordimänedžerid saavad hakkama ka teistes valdkondades ja kui me jällegi tegime Tartu poolt ettepaneku Viljandi linnapeale ja volikogule, et teeme head koostööd siin, siis mulle tuli see üllatusena, ma ei teadnud seda, et volikogu üleüldse hakkas seda teemat arutama ja kui Madis teatas mulle, et Viljandi volikogu ühehäälselt otsustas toetada Tartu kandideerimist kultuuripealinnaks 2024, siis oli ikka väga hea meel. Nii et sõbrad heas ja halvas, täna kummale poole see mäng siin nüüd läheb, kui me räägime natukene mängust ka, Madis? No mängus, mis seal salata, et eks skoor nagu oli
tugevam võitis täna, ütleme niimoodi, et ja eks võimalusi oli ju Tammekal ju reaalselt ju kõvasti ka rohkem ja eriti just lõpupool, et ma arvan, nii et esimesed 55 minutit oli enam-vähem võrdne, aga siis kuidagi Tammeka suutis ära nagu suruda, et Tammeka on saanud sellel hooajal käima oma mängumootor ikkagi väga hästi. Aastaid on Tartu vutifännid oodanud seda, et see Tammeka meeskondlikkus hakkaks kandma vilja. Tundub, et Kaido Koppel on suutnud selle meeskonna nüüd häälestada, peenhäälestada võiks isegi öelda. Ja ma saan aru, mille peal see vihjed, aga eks seal oli näha, et meeskond nagu mängib ühes nagu parema rütmiga kui eelmine aasta, et me eelmine aasta nägin mõlemad mängud vist ära, et mis Tammeka vastu Viljandi mängis. Et oli näha, et nagu potentsiaali oli, aga ei suutnud hästi realiseerida, et nüüd on nagu selles mõttes see samm nagu tehtud, et mis seal ikka, et me enne mängu siin viskasime nalja natukene ka, et Helir-Valdor Seederiga, et Helir arvas, et see on nagu koefitsiendiga värk, et kuna Tartu on 5 korda suurem kui Viljandi, et siis 5-0 siis oleks nagu viik, et põhimõtteliselt me võitsime tegelikult. Väga hästi. Tammeka eelmises voorus tegi Paidega koledaid asju. Viljandi tegelikult pani vastu, arvestades seda haiguste ja vigastuste lainet, mis nüüd ikkagi on käinud üle tulevikust, pani Tammekale vastu päris visalt ja jälle poolaja viimaste minutite väravad. Jah, vastab tõele, et see oli 2 minti enne poolaja lõppu, kus võeti nagu riietusruumi kaasa, et need on valusad väravad muidugi, aga eks seal ennem oli ju ka Tammekal võimalusi päris mitmeid, et ütleme nii, et Nõmm päästis päris palju meid täna, et täiskoosseisuga ja parimas rivistuses, Tartu oli siin kohal täna parimas rivistuses ja Tartul on ka läinud õnneks tänavu sellega, et vigastusi väga vähe on. Ja meeskond tõesti mängib hästi kokku, et see meeskonna vaim on tugev ja mida on ka hea tõdeda, ma siin lugupeetud eksperdi arvamustega olen nõus loomulikult, aga et on ka ikkagi fännid tulevad Tartust kaasa, et siin oli ikkagi ka õige mitukümmend fänni, trumm põrises ja tartsad elasid kaasa. Tartlased on publiku numbritega vist tipus praegu, kui ma ei eksi, sellepärast, et Sepa jalgpallikeskus on viimased mängud olnud täis peaaegu. Just. Madis, sul on ülesanne, ma aiman, kuhu poole see otsus sul langeb, aga sul on see austav ülesanne fännistuudio parim valida tänase mängu siis tuleviku meeskonna. Ja ma arvasin, see ülesanne tuleb, et ma olen kõiki fännistuudiad ise ka jälginud, mis on olnud siiamaani. Mina annan kahtlemata Nõmmele. Ma arvan, et kui Nõmme ei oleks olnud, oleks seisund võib-olla natukene Viigile lähemal, koefitsiendiga Viigile, et ma arvan, et Nõmm oli täna kõige parem. Karl Roomet Nõmm, sul on nüüd 2 häält. Ja kui sa teed samasuguse hiigelpartii, ütlen sulle ära, ma tean, et sa vaatad seda praegu, ütlen sulle ära, et kui sa teed samasuguse hiigelpartii Nõmme Kalju vastu järgmisel nädalal, siis sa tõused Taunoga täpselt samade häälte peale, ehk siis praegu fännistuudio häälte seis peale 7 stuudiot, Tauno Mõttus 3, Karl Roomet Nõmm 2, Ilmar Loigo ja Jana Rõunap kumbki 1, nii et see rebimine Rademari superauhinnale, mis ootab iga ringi parimat tulevikus, läheb päris kibedaks siin lõpus. Ma tahan tänada teid, härrased, ma tahan tänada Tartut. Aitäh kutsumast. Selle suurepärase sparringu eest, mis meile jälle pakuti, aga julgen kinnitada omalt poolt ja usun, et siin oma kodulinna Meerilt saan ka tuge. Järgmine kord, kui me kohtume juba siit mõnisada meetrit eemal Linnastaadioni murul. Jääb see skoor natukene teistmoodi? No ma väga loodan muidugi, et ma oleks oodanud nagu tugevamat tuge. Kuidas ma nüüd ütlen, et kui ma tulen alati mängule sellega, et me võidame, et isegi kui oleme saanud suuri pakke, et ma olen ikka järgmine kord kohal, sellepärast, et kui on ikka raske, siis tuleb nagu ikka toetada, et kõik tahavad olla võitjatega ühes paadis, aga õige fänni tunned ära siis, kui on võib-olla väga keerulisem ka. Aga kindlasti me anname endast parima, et see on nagu kõige tähtsam. Aga ma tahaksin anda Urmasele üle Viljandi poolt väiksed meened,
et kingitused siin Viljandi linna poolt, et sa tulid. Aitäh. Ja kindlasti, et meil tuli hea koostöö nagu jätkuks siis. Aitäh. Suur tänu ja omalt poolt kingin sulle, hea kolleeg, Tartu sellise raamatu nagu Tartu tähestik, Valdur Mõkita poolt kirjutatud, väga põnev. Muuhulgas saab näiteks teada, et mitu ahju on olnud ülikooli peahoones ja nii edasi, et siuke natuke teistmoodi Tartu raamat. Nii, suur tänu, aga Tartus näeme. Tartus näeme, just. Aitäh tulemast. Aitäh tulemast. Fännistuudio number 7 siit lõpetab, et tulla eetrisse juba nädala pärast. Nõmme Kalju tuleb siia 14. aprill kell 1 sellel samal väljakul siin. Olge kohal, Madis on kohal, ma tean. Olge teie ka kohal, sellepärast, et Nõmme Kalju, ma meenutan teile, oli möödunud Premium-liiga hooajal ainukene meeskond kogu liigas, kellelt Viljandi tulevik ei suutnud punkte võtta ja on aeg see viga parandada. Täna läks edasi, Lõuna-Eesti derbis oli Tartu parem, järgmine kord on järgmine mäng ja järgmised tulemused. Näeme jälle.